oleme praegu Namdaimunni tänavaturul. Kus see asub siis? Meie hotelli lähedal. Ja, mis sa selle kohta veel oskad öelda? Leidsime selle natuke juhuslikult. Nimelt mina arvasin, et see on teises linnajaos. Aga me käisime siin mingit väravat vaatamas. See oli see mingi soolivärav või mis ta oligi? Ja ma isegi ei mäleta, mis selle nimi oli. Üks mingist kõige kuulsamast 4 väravast. Vasakule poole äkki. Ja siis me nägime, et siia olid suunaviidad, et mingi Namdaimun market. Siis ma mõtlesin, et vau, et kas on see Namdaimun market. Ja tundub, et on. Siin on palju rahvast. Meil oli tegelikult niikuinii plaanis kuhugi nii-öelda turu peale tulla täna laupäev ja meil siis esimene õhtu Soulis. Et me tahtsime tulla, et süüa otsida, et vaadata, mida siin tänavaturul müüakse. Aga hetkel oleme vist veel sellises kohas, kus ei müüda väga palju söögiasju. Üksikuid on, nagu näiteks pontsikud. Need pontsikud näevad päris head välja. Ja pannkogid. Ma arvan, pärast võtan midagi. Näed, ja siin on mingi, filmitakse ka. Me pole ka ainukesed, kes filmivad. Seened, puravikud. Shiitake või? Kommid, kui seda kommi võib äkki võtta teinekord, kui me leiame seda veel. Eestisse kaasa. Hästi palju trena. Ja, aga jah, ma mõtlesin, et siin oleks lahe filmida, sest siin on nii palju rahvast. Ja see on nagu üks tänav, mis läheb otse edasi. See on juba mingi teine või kolmas haru tänav, mis läheb kõrvale. Hästi palju siin ikkagi. Muidu meie hotelli ümbruses on nagu, mis on nagu 2 tänavavahet sinnapoole. Seal ei ole nagu üldse sellist asja, et seal on nagu suured majad. Niisugust väikeliiklust ei ole. Seal oli nagu 0 inimest. Jah. Legod. Lego riided. Nii, midagi. Mis ei ole väga kaugel esimesest tänavast. Ja kui eelmine oli nagu täis selliseid riideasju, siis see tundub nagu olema rohkem nagu toidule orienteeritud. Need uud on teisel korrusel, jaapani keeles kirjutatud ja... Okei, läheme, kus see lähebki? See nurga peal. Okei, siin on ka. Ja Jaapan, see Korea tahab olla nagu Jaapan täiega. Jaapanis olid täpselt samasugused menüüd nagu siin. Kus on siis need plastikfiguurid, mis ütlevad, mis sul süüa on. Võtaks selle. Kõrval on, see mükka seal näita uuesti. Selle. Selle, okei, nägin. Seda. Päris head näevad välja. Ma vaatan hindu ka. Siis sealt peale 18 000. Kurss oli mingi 1200-1300. Nii et põhimõtteliselt tõmba 0 ära, siis sa saad, mitte ka 0, 3 nulli tõmba ära. Seda Eesti hinna. Jaapanis tõmbad 2 nulli, siin tõmbab 3 nulli. Ma hetkel ei leiagi. Ma näitan pigem ümbrust. Otsimine võtab aega. Need kohalikud mõtlevad ka ostmisele ja liigume praegu edasi või? Ma viskaks selle ära, siin on vahelduseks prügikasti. Kus sa näed? Seal. Nüüd me oleme vist tõelises tänavatoidu kohas, kus on siis need maguskartulid ja kebaabi varras. Kebaabi ma ei võta pigem. Ta saab Eestis ka. Ja mingid muud asjad ka, näed, siin on mingid 8 jalad küpsetatud. Kohalikud söövad neid. Mul tekkis küsimus, et huvitav, palju on Jaapanis, Koreas jaapanlasi, sest me kuuleme Jaapani keelt ikka jube sageli. Mis on ka mingi paneeritud mingid kanajalad või krabi? No krabi, jah. Tuli sealt edasi. Vorstid. Midagi täis topitud, aga jah, vorstid. Siin on eelmine koht, sa ütlesid, et mingid soolased riisijunnid. Sushi. Jah.
kui ma õieti mäletan, siis minu Reimol oli see kimbap oli põhimõtteliselt Korea sushi, mis ei ole sushi, aga tehakse täpselt samamoodi. Ja kõik söövad, vaata siin. Märke mahna on. Nii, me just käisime söömas. Nagu siit näha, siis mina sõin ära terve kandikutäie pelmeene. Täiesti head olid. Kerli sööb mereanni suppi. Jaa, jumala hea on. Sibulat on sees. Jah. Tulime Souli vanalinna jalutama, eks ju. Või kesklinna, mitte vanalinna. Ja siin on ikka hästi palju rahvast, näed, kõik söövad seal. See teine laud sealt, see musta joplusiga. Need on jaapanlased, ma kuulsin ennem. Ja ma arvan, vasakul pool siin on naaberriigist, teiselt poolt. Ma suht pop koht tundub olevat. Siin olid, tee oli nagu kohe kaasas. Siin oli teekann ka. Meil võeti ära, meil asendati see veekannuga. Ja siis iga laua peal on sellised asjad. Need on siis mingid marineeritud asjad. Kerli proovis kõik järgi. Ta ütles, et need 2 on marineeritud kapsas vist. Ja mis see oli, redis vist. Ja seda sa proovisid. See oli mingi sojakastmega mingi asi. Mingid junnid sojas ühesõnaga. Te ei tea, mis need on. Aga jah, rahvast ikka liigub siin sisse ja välja. Arve on ka kuskil siin. See tuleb ka varsti ära maksta. 15 eurot. 15 eurot. Alla pigem, kui 1,1 või 1,2 on see kurss siis. Okei.